Beebipalavik. Tere tulemast kuulama Õhtulehe podcasti Beebipalavik. Mina olen saatejuht Katariina Toomemets ja täna on mul külas Doris, kellega me räägime erilise lapse kasvatamisest, aga mis lapse juures täpsemalt erilist on, sellest me räägime nüüd jooksvalt. Tere, Doris! Tere! Doris, palun tutvusta ennast alustuseks. Kes sa oled, millega sa tegeled, kui palju sul lapsi on, kui vanad nad on? Mina olen 25-aastane, olen 3 lapse ema, et väga palju egas ma muud ei teegi, et olen kodune siin omal laste jaoks, et eriti just siis erilise lapse Carlose jaoks, et temaga on hästi palju tegemistoimetusi ja tööl ei saagi käia kahjuks. Kui vanad su lapsed on? Carlos on 6 ja mul siis nooremad on Miia ja Markus ja nemad saavad detsembris, siis üks saab 3 ja teine saab aastaseks. No sa ka juba ütlesid, et Carlos on eriline laps ja ta on sündinud sul geenirikkega. Sellest ka räägime, et mis see on ja kuidas see kõik avaldus, aga võta lühidalt siis tema diagnoos kokku, kui see üldse võimalik on. No tegelikkuses väga lühidalt on ka arstid öelnud, et seda kokku ei saa võtta, aga tal on siis 2 kromosoomis on mingisugused need tükikesed osad puudu. Ja need on siis siin kaela kuskil lülis, et tänu nendele siis on tal hästi palju erinevaid sümptomeid sellega kaasnevaid, ehk siis autism, ongi ATH, skisofreeniad, ülekaalulisused ja hästi palju selliseid, tuleb veel neid juurde ja juurde, et väga-väga-väga keeruline ja raske loomuline on see kõik meil. Kuidas kõik siis selles mõttes algas, et esimene laps, mis tunne oli 2 triipu, kui kaua ta oli oodatud, sa olid 19 ikkagi ja. Väga tänapäeva mõistes ikkagi pigem noor, eks ju? Ütleme niimoodi, et eks mingil määral oli oodatud, samas oligi see, et kõik oli uus ja ei osanud midagi mõelda tunda, et sain 2 triipu, halb oli olla. Et olin oma ema pealt näinud, mida see kõik tähendab, aga ega ise ei osanud seda kõike endale ette kujutada. Et selles mõttes oli väga huvitav ja ütleme niimoodi, et rasedus üldiselt tegelikult kulges kõik hästi, Oscar testid kõik, mis nad räägivad, et peab olema korras, et kõik oligi korras. Seal ei tulnud mitte midagi välja, et siis eks ma olingi, et kui arstid ütlevad, et kõik on korras, et siis järelikult on kõik korras. Ja minul muid muresid ei olnud, et siis ei osanudki ka mõelda, et äkki kuskilt tuleb midagi. Selline õnnis raseduse mull põhimõtteliselt. Just ja esimese lapsega ka veel, et siis oligi, et ei tea, ei oska mõelda ka, et ja hirmu tunda millegi ees. Milline Carlose sündimise päev oli, kuidas sünnitus kulges? Ütleme niimoodi, et hommikupoole hakkasid siis tuhud, et sündis siis 39+0 nädal, ehk siis täitsa tähtajaliselt, et kõik oli selles mõttes arstide poolt korras, sünniinded olid ka ju 7-9, et ütleme niimoodi, et sünnitus oli arstide ju vaatepildist kiire, et esimene laps, esimene sünnitus, et üldiselt on see hästi pikk, aga temaga läks hästi kiiresti ja kui ta sündis, siis ütleme niimoodi, et ta ei hakanud ise koheselt hingama, tal olid kopsud märjad, tal oli kopsus vett ja arstid siis võtsid ta kohe ära, ehk siis mina last ei saanudki üldse enda juurde ja eks mul oli ikka neid mõtteid peas, et et kas päriselt on ka niimoodi või et mis on, et mina ju ei saanud midagi teha ka, et minul oli veel platsenta väljutamata ja et ise olin just siukene
ütleme nii, et ravimite nende mõju all, mis nüüd on, et siis ei osanud nagu mõelda ka, et kas päriselt ei tohigi nagu ja laps ei tulegi nagu minu rinnale kohe, et ma teadsin nagu teistmoodi. Et aga peale seda ütleme niimoodi, et laps viidi lihtsalt minema ja ühel hetkel siis öeldi ka, et ta viidi Tallinnasse üldse, et lastehaigla siis kiirabiauto tuli järgi ja eks siis sealt maalt alates ma tean, et ma nutsin hästi palju. Sa sünnitasid Pärnus? Jah. Et ma ei osanud lihtsalt midagi nagu ise mõelda, tunda, et kõik oli niigi uus, et nii noor, nii kogenematu ja esimene laps ka ja siis juhtub niimoodi, et endal oli nagu hirm, ütleme niimoodi. Mis see vesikopsus siis tähendab, et kui ikkagi lastehaiglasse ära viidi, siis järelikult see on ikkagi suur asi või ohtlik asi, et aga millest see tuleb või? Kui sünnitus ongi hästi kiire, siis üldjuhul ongi see, et lapsel ei pruugi see vesi kõik välja tulla kopsust. Ja see on siis niimoodi, et nii palju, kui ma mäletan ja nii palju, kui arstid on ka rääkinud, et sealt võib tekkida põletik ja kuna lapsel immuunsus puudub tol hetkel, et siis ei ole ka seda, et laps saaks ise ennast kaitsta ja ta vajas siis lisahapnikku, et hakkaks hingama. Ja eks siis need asjad, mida nagu arstid on ka rääkinud, et need on mingil määral rahustanud, sest et praegusel hetkel 6-aastane hingab, elab, kopsud on korras, et kõik on nagu ilus kena ja sellest päevast nagu väga palju nagu enam ütleme niimoodi, et ei taha meenutada, et hästi raske päev oli ja kui mina veel pidin Pärnusse jääma ja ma ei saanud Tallinnasse kaasa ja ma pidin pärast mõtlema ise, et kuidas ma Tallinnasse üldse saan lapse juurde, et eks siis see oli veel rohkem niisugune, et pani käed värisema ja mõtlema, et esimesed päevad on niigi raske kõndida, olla ja siis sa pead kuidagi nagu mõtlema, et mis nüüd edasi saab. Kuidas see siis edasi läks, et ta viidi Tallinnasse ja selles mõttes sai ikkagi ju kõik korda, et see ei jätnud talle mingit püsivat kahjustust? Püsivaid kahjustusi selles mõttes ei olnud, et arstid vaatasid seal juba üle kohe ja ta sai antibiootikumi ravi, et põletiku näitajaid küll ei olnud, aga ütleme niimoodi, et peale seda hakkaski meil hästi tihti need perearstivisiite ja erinevaid nagu eriarstide nagu käimisi, et hästi, ütleme niimoodi, et kuidas öelda, väga nagu tihedaks läks see graafik arstidega seoses, et taheti kontrollida ja uurida teda ikka. Kas see vesikopsus tuleviku mõttes siis või nüüd tagantjärele vaadates oli ka tema siis diagnooside mõttes ohumärk või need ei ole ikkagi omavahel üldse kuidagi seotud? Nii palju, kui ma olen aru saanud, siis see ei ole mitte kuidagi nagu seotud sellega, et lihtsalt lapsel ei olnud lihtsalt endal oskuseid seda kõike välja köhida ja hakata nagu karjuma, kisama, et siis sellega seoses nagu pigem. Millal te siis hakkasite märkama või aru saama, et Carlosel midagi võib, ma ei taha öelda viga olla, aga midagi võib kehvasti olla või et tal midagi teistmoodi on? Ütleme niimoodi, et eks neid märke oli väga palju, aga ei tahtnud võib-olla alguses mina tegelikult endale neid tunnistada ja siis 20. aasta lõpupoole, ta oli 1,5 aastat, tegelikkuses juba siis, kui ma tutvusin oma mehega, et siis ütleme niimoodi sealt alates siis nagu hakkas mulle nagu kohale jõudma, et tead, vist ei olegi päriselt ka kõik korras, kui laps ei räägi, laps ei kõnni korralikult, et tal lihtsalt nii palju neid siukseid ohumärke, mis nagu viitavad sellele, samas arstid on kõik nagu uuringud teinud, et kõik on korras, et hästi palju käisimegi neuroloogi vahelt, et vaadata, et tal ei oleks epilepsiat või tal ei oleks siukseid nagu
närvihaiguseid, aga siis sealt vaadati veel, tehti ja mõeldi, et äkki tal on mingisugune, aga kuna ütleme niimoodi, et Pärnus arstid, minu perearst ütles, et ei, kõik on korras, et kõik nagu, et laps hakkab omal ajal rääkima, laps hakkab omal ajal kõndima, jooksma, aga 1,5 aastat ja ikkagist nagu mitte midagi, et hästi raskelt nagu hakkas nii kõndima ja oli niisugune keeruline, et siis ütleme niimoodi, et jah, ma ei tahaks öelda, et Pärnus need arstid on küll nii halvad või nii midagi, aga kogu aeg sealt saime ainult infot, et kõik on korras, et ei ole ju hullu midagi. Ja siis sellega seoses oligi, et aga ei ole kõik korras, et ise näed. Ja kui mul mees ütles ka, et alguses tegelikult ta ei julgenud ju midagi öelda, et siis tagantjärgi tarkus, et oleks ju võinud öelda, et oleks võib-olla isegi kiiremini saanud nagu aru, et kuule, sul lapsel päriselt nagu ei ole midagi korras, et selles mõttes, aga jah, Karlusega jah, ütleme niimoodi, et 1,5 aastat oli maksimum, millal me siis hakkasime nagu toimetama, tegutsema, et me käisimegi hambaarstide juures, me proovisime keelekida kontrollida, aga kuna tal tolla hetkel juba ei olnud seda püsivust, ta ei lasknud mitte kedagi endale lähedale, et tal olid nagu hästi palju erinevaid neid sümptomeid juba siis avaldumas, siis oligi endal hästi keeruline, et mis nüüd saab, et ei osanud ise kuskile tegelikult pöörduda enam, et perearst ütleb, et kõik on korras, siis ei saa tema käest saatekirjasid kuskile mujale. Ja ilma selle saatekirjata sa ei lähegi mitte kuhugi, eks ju? Ei, ja siis eks ühel hetkel siis ma ütlesin, et aga et äkki nagu ikkagi saaks neuroloogile aja veel. Ja siis meil oligi, me olime teinud juba jälle uuringud ära, et välistada erinevaid asju ja neuroloog siis Tallinna lastehaiglas Inga Talvik sai aru, et kuule, et päriselt, et ei ole ju kõik korras ja et tal on pigem siukseid autistlikke neid asju, neid sümptomeid. Ja kutsus siis kõrvalkabinetis ka psühhiaatri ja siis tänu tema nagu seisukohale ja arvamusele me saime siis Tartu Ülikooli kliinikumi siis geenitestile, et kontrollida ja vaadata üle, et mis tal tegelikkuses võib olla, et äkki sealt tuleb midagi. Ja 22 aasta lõpuks siis me saime siis temapoolsed ja need uuringu tulemused, mis näitasidki, et kuuled, et lapsel ei ole päris korras kõik ja et asi tuleb geenidest. Ja eks taheti siis minu geeniteste ka teha, mis tehti ka ära ja eks endal oli kogu aeg hirm, et aga äkki on minul midagi viga, aga siis tuli välja, et ei ole ja minu geenitestid olid kõik korras ja puhtad, aga Carlose isa ei olnud siis tol hetkel nõus andma neid geenitesti tulemusi ja proove ja eks ta siis sinnamaani jäi, et on aru saada, et kui minu poolt ei tule, siis kuskilt mujalt ta tuleb, eks ole. Et siis me saime nagu arstidega edasi rääkida, suhelda, et mida me edasi peaksime tegema, kuhu pöörduma, sest et neid sümptomeid oli niivõrd palju ja lapsega ju ka ei saa nagu suhelda, rääkida, kui ta ei ütle isegi nagu sulle aitäh või midagi. Ta ei ütle ei väga palju, et hästi harva ütleb mingeid sõnu. Et selles mõttes oli hästi nagu ütleme niimoodi, et arstide poole pealt Tallinnast igalt poolt mujalt oli niivõrd nagu sõbralik ja soe suhtumine, aga jah, Pärnust ei saanud abi. No see vist, kui laps on, ütleme, nii-öelda nii väike veel, et see, et arstid ütlevad, et igaüks ikkagi omas tempos areneb. See vist on üsna selline tavaline, ma olen aru saanud, et just veel selline vanus, et kui 3-aastasel oleks samasugused probleemid, siis ilmselt keegi enam ei kahtleks, et on vaja kuhugi edasi minna. Või siis öeldakse, et kus te varem olite, et mul on olnud ka selliseid külalisi, kes siis põhimõtteliselt oligi, et 4-aastase lapsega. Meil on ka juba praeguseks öeldud, et aga kus te varem olite või et miks te varem ei tulnud siia või et kas te nagu varem ei osanud siis nagu aru saada sellest, et lapsel on midagi viga, aga oskasime lihtsalt
kui arstid sulle ütlevad, et kõik on korras, siis sa pead nagu saama sellest aru, et jah, et noh, ju siis ta kasvabki. Sa ei kõnni lihtsalt sealt uksest sisse ja ei ütle, et tere, et mul lapsel tundub midagi valesti olevat. Kui vana Carlos oli siis, kui ta lõpuks diagnoosi sai? Või kui need geenitesti tulemused siis selgeks said? Siis ta oligi 3, et 3 ja natukene peale, et siis me saime lõpuks need tulemused ja eks ütleme niimoodi, et 3-selt, et neid perioode, mis üldiselt on, et kohutavad 2 asjad, et neid meil ei olnud selleks hetkeks. Et tal on mingil määral ta on arengust ees, samas ta on arengus nagu taga, et neid asju, mis 3-aastase või 2-sele näiteks kohased, et need tulid meil, ütleme nii, et 4-5-selt. Kuidas see 3 aastat siis selles mõttes kulges, et tõesti jah, lapsed hakkavad roomama, kõndima, mida iganes rääkima, eks erineval ajal, aga tõesti, kui on näha mingil hetkel, et ei tule seda ja et nagu juba peaks tulema ja no ikka ei tule, et mis see ema süda teeb sel hetkel? Ütleme niimoodi, et eks ma siin selle 3 aastaga siis tol hetkel oligi minul põhiline tegelikkuses oli see, et ma lugesin neid raamatuid, et kuidas ja vaatasin erinevaid videoid, et kuidas ma saaksin last aidata ja eks ma üritasin ja proovisin ikka ja üritasin talle näidata laste mänguasju, mis teda ei huvitanud, nagu mis tema vanus ei peaks huvitama. Et eks mul oli ikka neid mõtteid, et aga mida ma teen siis, mis mul muud üle jääb, et kuulata arste lihtsalt, eks ole, ja oodata, et midagi nagu juhtuks või et äkki ta ütleb mingil hetkel mulle midagi vastu. Et selles mõttes oli hästi keeruline ja raske, et eriti kui nagu ravi ka ei saa ja laps ei saa abi ju, kui tal oleks seda vaja tegelikult. Ja nüüd ütleme niimoodi, et kui me oleme mehega mõelnud ka, et tagantjärgi, siis oleks Pärnus kohe arstid nagu midagi ette võtnud ja kuulanud meid nagu päriselt, et Pärnus psühhiaater Kaja Rand samamoodi, ei, tal on kõik korras. Et lihtsalt läheb aega ja et tal on epilepsia ja me oleme käinud Tallinnas uuringutel, mida te nagu valetate, mida te ajate, et me teame ju, et ei ole, et ma olen üritanud talle veel ja veel teha neid uuringuid, kuid ütleme niimoodi, et temaga ei saa neid asju ja me ei ole temagagi hambaarstidel saanud käia, sest et ta ei lase ju ja ta ei seisa paigal. Et hästi need 3 aastat olid, ütleme niimoodi, väga nagu rasked. Et eks endal hakkas tekkima neid hirme ja mõtteid pähe, et aga kuhu mu laps läheb, mis temast saab, et kui mina temaga hakkama ei saa, sest et ühel hetkel hakkas temal nagu tegelikkuses käima juba jõud minust üle. Et ja ma lihtsalt ei suutnud enam teda nagu ohjata vahepeal siin, et siis oligi ja, et mees oli nagu kõrval, kes nagu sai natukene aidata, sest et ütleme niimoodi, et tänavapildis, kui keegi nägi, et mina nagu ei saanud hakkama lapsega, siis vaadati väga-väga-väga imelikult. Kuidas see olukord siis on, et ma ei tea, kõik toddlerite vanemad teavad, kui kõvasti võib lüüa laps, kellel on meltdown, kui kõvasti ta võib karjuda, aga kuidas see on sellise lapsega, kes ei saagi ennast ju suuliselt väljendada, kes võib-olla näitabki seda ainult käte ja jalgadega? Ütleme niimoodi, et ongi karjudes, ennast visates, ennast pekstes ja lüües ja lõhkudes asju, et nüüdseks, kui ta siin 23 aastal me hakkasime selle asjaga tegelema ja me saime ta lasteaeda lõpuks, sest et tehti meie eestvedamisel me hakkasime siis nagu suruma, et me saaksime lõpuks palun lapsele lasteaia koha, et ei ole Carlos ainus nagu laps, kes on erivajadustega ja tahab käia lasteaias ja peaks nagu õppima ennem, kui ta läheb kooli, et selles mõttes käisimegi erinevate linnavalitsuses, ma ei oska isegi öelda palju, käisimegi siis psühhiaatrite juures, ma ei tea ka samamoodi palju, me käisime lõpuks, sest et me tahtsime lihtsalt saada seda lasteaia kohta ja kui lõpuks 23 aastal tuli teada, et
ta on saanud lasteaia koha ja ta on tehtud erilistele lastele niisugune 4. rühm, et siis mul lihtsalt tead rõõmust hõiskamine, et äkki nagu saab sealt ka abi, et ja siis tulid need kaardid mängu, PCS pildid, mida hakati siis ka kasutama, et mida kasutataksegi autistlike lastega tegelikult, kes ei räägi. Aga jällegi mina ei teadnud, eks ole. Mis need on? Need ongi kaardid, kus peal on siis erinevad, ütleme niimoodi, pildikesed, et seal on piltide juures on kirjas riietuma, piltide, et õue, et mis, ja siis tal on kergem nagu seletada, mida tema tahab teha. Et ta siis näitab selle kaardi peale ja siis annab teada, mida ta soovib? Jaa, et näiteks, et õue sõitma autoga, et on aru saada, et ta tahab autoga sõitma minna ja eks need pildid ei ole ka väga nagu, või need kaardikesed odavad, et neid saab ju Eestis ainult ühest nagu kohast ja need on ka ikka omaette hind ja ütleme niimoodi, et ei ole just nagu ka vahest nagu nendest abi, et siis ongi see, et mõtled, et pildid ei aita, mitte miski ei aita ja neid ütleme niimoodi, et meltdowne on hästi palju ja siis ongi, et mis, et kuhu ma lähen? Ma ei kujuta ette jah seda, et nagu tavalise lapsega just see meltdown tundub juba nagu väga hull, aga ta ikkagi lõpuks suudab sulle kas või röökides ja läbi nutu, eks ju selgeks teha, mida ta tahab, aga kui laps ei ütle ühtegi sõna, siis see tundub tõesti nagu väga hirmus ja ma kujutan ette väga hästi, kuidas inimesed vaatavad tänaval. Jaa. Ja selleni, kuidas inimesed siis kõrvalseisjad reageerivad, selleni tuleme natuke hiljem, aga nüüd on praegu 6-aastane, mis siis, millised diagnoosid ta siis on saanud, et kas nüüd on kõik nii-öelda fikseeritud ADH, autism, skisofreenia või on midagi kuskil veel ikkagi nagu õhus, et veel uurime, vaatame, kas, ma ei tea, avaldub või mitte? Ütleme niimoodi, et jaa, nüüdseks on siis lihtsalt ongi diagnoosiks pandud, et kui me oleme ka seda puuet taadelnud, siis ongi kõik, mis kirjas on siis, et tal on geenirike ja et kromosoomides on puudulikkus, et sellega kaasnevad siis miljon erinevat sümptomit. Okei. Sa ütlesid, et Oscar test oli korras, aga omavahelises vestluses sa ütlesid ka, et seda tegelikult oleks pidanud Oscar tuvastama selle geenirikke. Jaa, ütleme niimoodi, et Oscar test oli korras ja arstid kõik nagu näitasid ja ütlesid, et kui Oscar on korras, siis ei pea ka tegema Niptified, ehk siis seda kallimat ja ise maksma. Ja eks esimese lapsega ma ei mõelnud ka, et peaks äkki tegema ikkagist, aga ütleme niimoodi, et tagantjärgi tarkus, et oleks võinud. Aga jah, Oscar test oli korras ja nii palju, kui mul on arstid öelnud, siis tõesti oleks pidanud nagu ka seda mingi ühte vähemalt, seda ühte nagu kromosoomi puudust näitama, aga seda ei olnud, nii et kas või kus on valesti läinud või et kas ongi see, et lihtsalt, et ei pruugi kohe peale sündi ka ju ja väikese lapse eas seal avalduda, et kas siis see on see põhjuseks, et miks ta Oscar test ka siis seda ei tuvastanud. No kui paljude ja milliste kõigi spetsialistide juures te selle 6 aasta jooksul ära olete käinud? Me oleme käinud hästi palju Tallinnas, et ongi siis neuroloogid, siis ongi geeniuuringutel, me oleme käinud nüüd Pärnus, oleme proovinud saada Rajaleidjaga, siis meil on erinevad psühhiaatrid, et nüüd meie psühhiaater asub üldse Viljandis, tänu kellele me olemegi saanud nagu abi. Ja siis te käite Viljandi vahet? Jaa, et nüüd järgmine nädal ongi Viljandis ka arstiaeg, et saime lõpuks, kas oli äkki augusti alguses ravi peale, mis nagu näib, et nagu natukenegi toimib, et nüüd loodan,
et see jääbki toimima ja et noh, ta ikkagist nagu midagi aitaks ka. Aga siis me ma ütlen ausalt, ma ei mäleta, aga ma tean, me oleme Tartus ka käinud kellegi juures. Et kuskil oleme veel käinud, et noh, enamjaolt ongi psühhiaatrid ja logopeedid, hambaarstid, perearst, neuroloogid, et siuksed, kes tegelevad tegelikkuses ongi noh, autistlike ja siukeste erivajadustega lastega. Milline see ravi välja näeb? Kas see on selline, ma ei tea, on see nagu tabletiravi või noh, et rohtudega või on see selline, ma ei tea, mänguteraapia või mingid sellised asjad? Käime selles mõttes rehabilitatsioonis, et seal ongi erinevad siis mängud ja ta õpib ja paneb erinevaid neid puslesid, igasuguseid asju, õpib tähti, värgid, särgid. Aga meil on tabletiravi selles mõttes, et retseptiga saame siis seda, et hommikuti võtab siis tableti, et see peaks mõjuma hetkeseisus praeguses olukorras siis, et noh, õhtuni ja peale seda siis õhtul on nagu, et selleks, et ta saaks uinuda, et on jällegist, et ravi, et aga siis on nagu teine ravim, et suhteliselt noh, ravimitega oleme olnud siin need viimased, ütleme nii, 3 aastat. Kuidas see 3 aastat siis kulgenud on pärast nende tulemuste ja diagnooside saamist, et ma kujutan ette, et ühtpidi on läinud ikkagi kergemaks, sest sa tead, mis lapsel on, aga teisest küljest kindlasti on ka läinud raskemaks. Jaa, selles mõttes on läinud kergemaks, sest ma oskan nagu mõelda, et mu laps nagu ei pruugi tunda neid asju, mida meie tunneme. Ta ei saa nendest asjadest aru nii palju, kui meie saame, et miks ta ei taha küll huvitav minu juurde tulla, et noh, ma saan aru, miks ta ei taha, et noh, ongi, et ei soovigi lähedust, ta ei soovi kehalist füüsilist kontakti, siis ütleme niimoodi, et samas on raskem, sest et noh, kui me oleme hästi palju erinevaid neid ravimeid pidanud juba proovima ja katsetama, et kas või mis toimib või et siis ühe ravimiga läheb hullemaks, teisega nagu ei olegi mingit mõju ja ta on nagu talle omaselt hästi rahutu ja siukene, et noh, kogu aeg ainult peksaks endal pead ja asju ja tahaks lihtsalt nagu midagi, aga noh, ei saa nagu aru, mida täpselt ta tahab. Kuidas õdede vendadega on, et ma ei tea, võib-olla see on julm küsimus, aga kuidas sa julgesid veel lapsi saada? Ütleme niimoodi, et noh, mitte selles mõttes, et mis sul arus oli, aga sul on ikkagi nii raske ju, üks nii raske kogemus selja taga, et ma kujutan ette, et eriti sellises vanuses nagu sina, sa oled ikka väga noor. Et ma kujutan ette, et paljud inimesed ütleks, et ma ei julge enam lapsi saada. Eks mul oligi see, et kui ma sain teada ka seda, et noh, ütleme niimoodi, et mul 21 aasta alguses siis sain omal mehega siis rasedustestile 2 triipu, aga mul oli tol hetkel sees oli spiraal ja mul mees tõi veel beebipille ja siis meil oli siukene huvitav olukord, kus ma nagu mõtlesin, et oota, et ikkagi, et ma olen rase, et peale beebipille, peale spiraali, et kas nagu miski üldse mõjub. Et siis tol hetkel nagu see laps siis nagu ütleme niimoodi, et jäi. Et ta ikka väga tahtis tulla. Ta ikka väga tahtis tulla, ta tahtis, et MS-i nagu ikkagist, et oleksid koos ja et noh, näidata, et noh, me saame hakkama ja me saame kõigest üle ja sest et see rasedus oli, ma ütlen ausalt, et no, väga-väga raske. Ja mul oli kogu aeg oli ainult paha olla, sest et siis ma ei saanudki Carlosega ju tegeleda tegelikkuses, et mul oligi, mees oli kõrval ja noh, siis hakkas juba see COVID-i aeg ja oligi, et kõik oli kodus luku taga ja siis mul oli veel halvem, sest et noh, ma pidin olema luku taga, ma tahtsin kogu aeg kuskil käia olla, et noh, et ma saaksin natukene õhku kuskilt või midagi ja kodust eemale, aga ei. Et siis noh, ütleme niimoodi, peale seda rasedust ütleme niimoodi, ma nägin, kuidas Carlos kõhtu tegelikkuses nagu hoidis, ta sai aru, et keegi on seal ja ta tegelikkuses käis paitas seal kõhtu asjad, et noh, beebiga oli nagu, ütleme niimoodi, et väga nagu hooliv ja oli näha, et noh, armastab, et
ja et temast saab hea suur vend tegelikult. Aga no ütleme niimoodi, et siis oligi see, et novembrikuus 21 aastal siis beebi sündis ja meil oli kõik korras, aga tegelikkuses siis täpselt 4 päeva ennem jõule beebi siis läks teise ilma, et hälli surma. Ja eks Carlosel oli selline seis, et ta ei saanud mitte midagi aru ja talle on nii raske seletada seda kõike ja siis oligi, et ei ole enam beebit, et kuidas sa seletad lapsele, et ei ole enam ja kuna arstid kõik olid siis nagu öelnud, et peate kiiremas korras nagu uuesti proovima, et eks siis oligi, et vaatasime mehega üksteisele otsa, et päriselt või. Okei, proovime siis veel, et Carlosel tundus ka, et nagu vahepeal läks paremaks asi ja et me teadsime seda, et kui ta saab nagu ravi peale, et siis on kergem temaga tegelikkuses. Ja siis oligi 22 aastal olid uuesti siis triibud 2 tükki, et siis oligi, et oi, vaata Carlos, et sa saad omale väikese õe, et siis temaga oli ka, et ta oli näha oli, et ta oli rõõmus. Ja eks siis oli endal hästi palju neid hirme jällegist, et oled just lapse kaotanud ja tegelikkuses arstid võisid küll öelda, et hällisurm ja et täitsa tavaline, et laps vajub liiga sügavasse unne, aga et endal on ikka neid kahtluseid, et äkki ma peaksin paremini ja äkki ma peaksin rohkem ärkama ise öösel üles vaatama, et praegusel hetkel ma ütlen aus, ma olengi seda teinud, et öösiti vahest ka, et kui beebi ikka nagu häält ei tee, siis käid ikka ja paned selle näpudele nina juurde, et kas ta ikka hingab, et neid hirme on. Et aga Carlos praegu siis peaaegu siis 3-aastase õega, nad on hästi nagu lähedased, et nad väga-väga hoolivad üksteisest, samas nagu ikka õdede ja vendadega on ka seda karjumist ja röökimist, et kuuled, et ei, minu oma, ei, see ei ole minu oma, see on minu oma ja neid asju ja hästi nagu armas on näha, et tegelikkuses on aru saada, et ta ei taha olla ju üksinda, aga mingitel momentidel ta tahab üksi olla, et siis samas Carlos hoiab omal nagu kõige väiksemast vennast, ta hoiab eemale, et väikeseid lapsi ta kardab, ta hoiab neist pigem eemale, aga ütleme niimoodi, et kui väikene venna ikka tema asju katsub niimoodi, et tema ei taha, et ta neid katsub, siis võib seal tulla neid lükkamisi ja asju ja siis üritan jälle seletada Carlosele ja siis, et ei tohi vaata lükata, et me peame nagu kuidagi muud moodi emmele teada andma näiteks, et kuuled, et venna võtab puslesid asju, et kaardid on olemas, et näita emmele, et või nagu selles mõttes ta oskab öelda tegelikult väga hästi nagu ühte sõna, mis on abi. Et ütle mulle abi või midagigi. Et ma saaksin nagu teda aidata paremini, aga muidu on tal ta ise on hästi nagu lastega ja teiste lastega ta tahab mängida, on näha, ta tahab nagu nendega hullata, et sealt oli ka see, et mis seal ikka, et proovime veel äkki või, et aga tõesti eks endal on hirme, et mis tulevik toob, et just Carlosega ja siis ongi see, et kuna siis tütar siis on ikkagi ka hästi palju võtnud Carlose pealt juba asju, ta nagu ei peaks ja ei tohiks võtta. Jah, lapsed ju kopeerivad, ega tema ei tea ju. See on tema nagu argipäev, tema eks ju näeb seda, et tavaliselt on see, et õpitakse suuremate õdede-vendade pealt rääkima, tegema lollusi, tegema tarku asju, aga jah. Ütleme niimoodi, et jah, tema puhul on see, et Carlosele ei istu, kui mingid asjad on kehavastas riidedki. Et siis ta on hästi keeruline ja siis tütar on ka, et mingi tagad vaatab Carlost, aga et Carlos ei ole ju pluus. Siis üritamegi nagu üha rohkem nüüd talle ka seletada, et nüüd, et Carlos on teistmoodi, et Carlosel ei lähe need asjad niimoodi peale, nagu meile lähevad ja et nüüd, kui ta on juba nii vana, et tema saab ka nagu asjadest rohkem aru, et siis proovimegi temale nagu neid asju seletada, et näed, nüüd sina oled nagu eeskujuks Markusele, et ta peab nagu aru saama sellest, et Carlos on teistmoodi.
Mis on need asjad, et mida siis Carlos ei tee ja mis on asjad, mida ta, ma ei tea, teeb eriti hästi? Et sa ütlesid, et on küll osades asjades on arengust maas, aga samas osades on jälle arengu sees, et mitte ainult siis keskenduda negatiivsele, eks ju? Jaa. Ütleme niimoodi, et tegelikkuses on ta hästi õpihimuline poiss. Ta tahab hästi palju õppida ja vaadata ja ringi uudistada. Et samas, ütlemegi nii, et millest ta on kõige parem on see, et pusled. Et ta paneb vahest seal 300-seid puslesid, mida nagu üldiselt tema vanused ei tee. Ja ta vahest tahab isegi vaadata, et kuidas näiteks, kui olen mina pannud 1000 puslet, et ta tahab sellegagi aidata ja siis ma mõtlen küll, et kuuled, et päriselt, et kus kohast nagu sa neid nagu, ütleme niimoodi, et kus need oskused tulevad? Just täpselt, et kus need oskused tulevad, et kuidas sa nagu selles mõttes oskad seda või nagu päriselt, mina isegi vahest vaatan mingeid juppe ja mõtlen, kuhu see käib. Tema lihtsalt mängib oma ette mingite teiste asjadega tegelikkuses üldse või paneb mingeid numbri neid, ütleme nii, et tetriseid asju ja siis järgmisel hetkel tuleb korraks, vaatab, võtab mingi pusletükki sealt laua pealt, paneb järgmisesse kohta, ma nagu ootab päriselt, et niimoodi või. Et eks see mul on nagu selles mõttes on hea meel, et ta oskab asju, aga siis ongi see, et millest ta nagu just nagu kõige parem ei ole, on see, et ta ei räägi, eks ole, ja temaga on raske suhelda, temaga on raske üldse nagu, ütleme niimoodi, et päevast päeva olla. Et vanavanemad väga palju ei taha nagu ka enda peale võtta, sest et ei jaksa nagu, sest et ta jookseb niimoodi nagu välk, jookseb minema lihtsalt ja siis otsi teda taga ja siis on endal raske ja ütleme niimoodi, et kui lasteaiast koju minek on, et väga paljud vaatavad imelikult, et kuule, laps jookseb eest ära või mis mõttes, eks ole. Sa ütlesid enne, et Carlos sai lasteaia kohaga. Kuidas siis see käib? Kas erilistele lastele on oma spetsiaalne lasteaed või nad on ikkagi nii-öelda tavalasteaias, aga siis eraldi rühmas või kuidas see pool on? Alguses, kui ei olnud siis nagu lasteaeda tehtud nagu erilistele lastele rühma või mingit siukest, et siis olid nad Pärnus seal Päikesekoolis ühes väikeses ruumis, et 2 õpetajat ja siis 4 last. Ja ühel hetkel siis, kuna tegemist oli siis ikkagi seda tavalasteaiaga, kuhu ta koha sai, aga lihtsalt, et oligi tehtud erilistele lastele see rühm, siis eks sealt tuligi see, et okei. Ja mis siis saab huvitav, kui ta läheb sinna lasteaeda. Ja kui nad saidki seal siis oma rühma valmis ja said oma nagu lasteaia ruumidesse, et siis ütleme niimoodi, et mingil määral on parem, et nad on nagu tavalaste juures, et nad näevad selles mõttes, et kuidas tavalised lapsed mängivad õues või et vahest nad näevad ja tahavad ka ju teiste lastega koos seal, ütleme niimoodi, et käia mingites tantsutundides, nagu ma olen aru saanud ja igatipidi, et eks ta seal ole väga nagu selles mõttes hea tegelikult, et ta on tavaliste lastega koos. Jah, saab õppida ja ka nii-öelda kopeerida, eks ju. Aga kuidas... Ma tuleks nüüd selle juurde, mida sa oled natuke ka oma Instagramis jaganud, et kuidas inimesed tänaval siis suhtuvad, et kuidas inimesed suhtuvad? Väga negatiivselt, väga nagu vastuvõtmatud, et nad ei võta vastu seda, et päriselt, et lapsel võib olla midagi viga, et nad pigem vaatavad, et laps on kasvatamatu, kuigi ei ole. Et ütleme niimoodi, et kui ma olen lapsega käinud käepaelaga, et ongi et turvalisuse huvides lihtsalt. Selgita, et mis asi on käepael? Käepael on siis see, et üks pool on siis nagu minu käe ümber ja siis seal on selline see... laps on põhimõtteliselt paelaga sinu küljes. Just täpselt ja et nagu öeldakse minule tänapäeval, et ja tänaval kogu aeg, et laps ei ole koer, et miks ta rihma otsas on. Ei ole rihma otsas.
et kui te teaksite, mis mu lapsel on ja seda, et kuidas mul laps nagu võibki tänaval lihtsalt keset autoteed joosta autole ette, et siis te saaksite võib-olla ise aru, et see on lapse turvalisuse huvides, et väga-väga-väga nagu ütleme niimoodi, et jube on nagu käia taga tänaval kuskil ringi, sest et sa näed, kuidas inimesed vaatavad, et okei, vaata, et kuuled, et vaata, kuidas nad selle lapsega käituvad või et kuidas see laps ennast näiteks ongi, et tal on meltdown midagi ja siis ta lihtsalt viskab ennast tänava peal keset nagu kõnniteed pikali ja on seal nagu, ütleme niimoodi, meritäht ja ei tõuse püsti, karjub ja kisab seal ja siis ongi, et eks endal on raske, aga siis kui laps näeb, et inimesed vaatavad ka teda, siis see tekitab tas veel rohkem seda nagu, ütleme niimoodi, et ängi ja seda kõike, et mida te vahite mind, mida te tahate, et hästi palju ma olen ka saanud sellest aru, et tegelikkuses, kui te näete midagi sellist, siis tegelikult ei tohiks vaadata. Lihtsalt ära vaata kõnni mööda. Kui sa abi ei paku, siis... Just, et ma ütlen ausalt siis 3 aasta jooksul, mis me oleme ka abi saanud asjad ja me oleme rohkem käinud väljas, võib-olla 1-2 inimest on tulnud küsima, et kas kõik on hästi, või et küsinudki päris, et miks tal see nagu rihm küljes on. Et normaalselt. Just täpselt, et mitte, et kuuled, et võta ära, vaata. No ma ei tea, tulge proovige siis nagu elada minu elu nagu kas või 1 päev, sest et ütlen ausalt, väga paljud nagu ei saaks sellega hakkama ja nii palju, kui mina tean ja minu tutvusringkonnas on inimesi, siis kõik vaatavad nagu ütleme niimoodi, et alt üles mulle, et kuuled, et sa oled väga nagu tubli, vaata, et üldse niimoodi nagu saad hakkama, sest et praeguseks hetkeks näiteks Carlos on ju üle poole minu kehakaalust. Ma just mõtlengi, et sa oled ikkagi väga väike naine. Jah, ja Carlos ongi, ta on pikkuselt, on mul ütleme niimoodi, et kuskil rinnani ja mida see tähendab, eks ole, et Sa ei haara teda enam kaenlasse niimoodi nagu, ma ei tea, 3 aastast, kes ei taha koju minna, eks ju? No just täpselt ja eks mul on vedanud sellega, et mul on nii võimas nagu inimesed siin mulle mitmel korral öelnud, väga äge vanker on sul, et mul on jooksuratas lihtsalt, millega ma tegelikult käin beebiga ju jooksmas ja kõndimas, et pikemaid maid, aga lihtsalt sinna mahub ka Carlos sisse ja siis ongi, et Carlos võtab väikese venna siis kas kaisu või midagi seal ja eks me siis läheme niimoodi koju, et tema on seal tagapool ja minul on ka endal teatud mõttes kergem ja turvalisem, sest ma tean, et Carlos on kindlas kohas ja inimesed ei hinda niimoodi, et inimesed on lihtsalt pigem nagu viimasel ajal vaadanud ja et vaata, et tal mahub 3 last ühte väikesesse kärusse, vaata või midagi siukest, et siis ma olen ise siukene, et näete, et kui mul on vaja, siis ma saan hakkama, et raske on, aga ma saan hakkama. Selle käepaelaga, ma olen isegi oma 3,5 puhul visanud tõesti nalja, et paras oleks traksid külge panna, eks ju, et jumalast minema ei saaks joosta, aga tõesti sinu jaoks on see iga päev, et kas enne seda, kui te hakkasite Carlosega selles mõttes tegelema, et kui te saite diagnoosi, siis oli kuidagi seda, et ma ei tea, sa ei julgenud kodust temaga välja minna? Jah, siiamaani tegelikult on. Et kui näiteks, ma ütlen ausalt, mul näiteks mees käib vahest oma lisa juures Ääsmäel tööl või midagi või teeb midagi, et siis mina olen lastega kodus, mina ei julge nendega kõigiga välja minna, kuigi ma tean, et ma saaks hakkama, kui väga vaja on. Aga 3-ga ma veel ei kujuta eriti ette. Aga mul ongi lihtsalt endal see, et see väljaminek on nagu juba omaette teema, et samas on see, et ma saan hakkama ja ma olen ju varem käinud ja ma tulen ju lastega lasteaiast koju 3 lapsega, et ma saan hakkama, ma tean seda. Lihtsalt võib-olla on endal see, et kas just turvatunnet mingit ei ole, et mees on ka kaugemal eemal, siis on, et aga kui midagi on, et kes mulle appi tuleb? Ja kus on veel 3 ka, on see täpselt see iga, kus siis hakkab juba mõistus ka natuke võtma jalgadega koos, aga enam-vähem ikkagi jalad võtavad, aga mõistus veel ei võta, on ju? No ütleme niimoodi, et selle koha pealt jah, ja praeguseks hetkeks ta on mul siukene tüdruk, et kui ütled talle stopp, siis mingil määral ta saab ikkagi lihtsalt aru, aga samas ta on see, et aga
äkki ma ikka lähen. Ja täpselt, et noh, tahaks nagu minna ikkagist, eks ole. Et või et, aga et noh, Carlos ei kuula näiteks stoppi, et noh, siin üks päev tulin lastega koju, tõukerattad mõlemal vanemal lapsel ja väikene oli siis mul lihtsalt vankris ja siis ma mõtlesin, et no nii, Doris, sa saad täna trenni teha, sest et noh, Carlos ei kuula stoppi, Carlos ei kuula, et oota ja noh, eks raske on. Ja siis tal ongi, et ta võib keset teed lihtsalt sõita või noh, ristmikul, mida iganes, ka kõige vaiksematel tänavatel, eks ole, et autod sõidavad ja siis on see, et tuleb kuskilt nurga tagant auto ja noh, mis ma teen, eks ole. Aga ühel hetkel ütleme niimoodi, et lapsed olid jälle siuksed, et tead, emme, pigem võta meid vankrisse äkki, vaata. et ei jaksa vaata niimoodi, et endal on raske, emmel on raske ja siis eks ta ongi ju põmm, olgu. Kuidas inimesed selles mõttes on, et kas pigem ikkagi vaadatakse nõmedalt või ikkagi tullakse ütlema ka? No tähendab, tullakse ütlema küll, aga kui palju seda on? Et kas need on pigem ikkagi üksikud, et enamasti ikkagi sa näed, et vaadatakse kõõrdi või ikkagi palju tullakse ütlema, et miks ta siin rihma otsas on ja miks ta röögib ja õpi oma lapsi kasvatama? Hästi palju on pigem just seda, et vaadatakse kaugelt eemalt ja hakatakse sosistama, et vaata, milline ta on, vaata. Et aga tegelikkuses nagu hästi-hästi vähesed tulevad midagi üldse küsima, ütlema, et noh, et ei julgeta. Ja siis, kui ma olen ise siukene inimene, kes ma julgen nagu öelda, et palun ära vahi vaata, et mida sa vaatad, et noh, et on jah eriline laps, et no mida ma teen siis on ja siis noh, ongi see, et ruttu kõnnitakse eest minema või kuskile eemale, et siis ma ei tea, no mida ma valesti ütlesin teile, et noh, mida teil on vaja siis nagu sosistada ja jõllitada, et kui te ei tea asjast midagi ja te ei tule ise huvi tundma ja küsima minu käest, et kas kõik on hästi, et siis eks no ma olengi selles mõttes eriti veel nagu viimaste aastatega ise siukeseks hästi otsekoheseks, et kuule, et ära vahi, et mine ära vaata, et sa ei pea jääma siia jõllitama, et jaa, mul on lapsega raske praegu, aga sa ei tule ju appi ka. Et lihtsalt siis seisadki seal vahid nõmete näoga ja nagu, mis see siis nüüd on, et see ajab last närvi, see ajab sind närvi, see, ma ei tea, võib ajab seda inimest närvi, sest et issand jumal, vaata, milline laps on ja siis kõik on närvis. Ja no mul on seda ka öeldud, et lastekaitse tuleks teile kutsuda, et niimoodi lapsega on ja no lastekaitse on käinud, lastekaitse teab meie olukorda, noh, kõik teavad ju, kõik ametnikud teavad, mida me läbi elame ja kuidas meil nagu see olukord kodus on, et selles mõttes ma nagu neid ähvardusi nagu enam ei karda, ma ütlengi, et aga palun kutsuge siis, noh, kutsuge see politsei, no proovime siis nii kaua siin hakkama saada, kuni see politsei või lastekaitse ükskord kohale tuleb, et mul laps läheb veel rohkem endast välja sellega seoses, sest et, ta peab paigal püsima, ta ei suuda seda teha, eks ole, et siis ongi, et ja eriti kui kuskil rahvast ka veel liigub rohkem, sest et noh, nagu autistidele ja üldse nagu on kohane tegelikult, et nad ei salli seda suurt keskkonda või et palju inimesi ühes kohas väikeses, et siis ongi, et temaga me ju ei käi üritustel ega kuskil, sest et kuhu ma lähen temaga, kui ta ei saa hakkama. Mis on kõige hullemad olukorrad, mis sul on ette tulnud nende selliste kõrvalt targutajatega? Kõige nõmedamad? Näiteks üks on niisugune mingi vanem naisterahvas, kes siis kõnnib, näeb, et noh, mul on laps, siis käib aela osas ja siis peale seda vaatab mind, jääb seisma ja siis hakkas kuskilt eemalt natukene mulle karjuma midagi ja ütles mulle, et ma olen halb ema, et ma niimoodi julgen üldse lapsele teha, et nõuka ajal tehti niimoodi ja et noh, tänapäeval ei tohiks siukseid asju teha ja niimoodi, et siis eks mul ongi see, et ma mõtlesin, et okei, natukene kõndisin edasi, siis ma ei tea, kus kohast see vanatätikene järsku seda jõudu nii palju võttis, et ta hakkas reaalselt nii kiiresti järgi kõndima ja vaatas, kuhu ma kõnnin ja noh, ütleme niimoodi, mina tol hetkel siis olin poe kõrval ja noh, ütlesin Carlosele, et me ei lähe poodi ja siis tal tekkis see meltdown, et ta ei saa poodi, ta tahab poodi, aga ta ei saa sinna ja siis see naisterahvas vaatas mind niimoodi, et issand jumal, et te peaksite päriselt ka abi saama ju. No aitäh, ma tean, et me peaks abi saama. Saame juba, aitäh. Just, ja siis ongi, et noh, inimesed nagu ja siis jäid järgmised inimesed juba seisma vaatama, et kuule, et noh, päriselt või. Ja eks endal on see hetk, et
palun ärge jääge siia vaatama ja vahtima, minge edasi. Ja no eks ma ju käratasingi peale, et kuule, et noh, päriselt, et ta on nagu raske laps, et noh, mine ära vaata. Aga väga paljud nagu läksidki siis kohe edasi. Et aga noh, see tädikene no ei jätnud rahule no, hinge nagu ja siis oligi, et mõtlesin, et no et nii, et mis ma nüüd talle siis ütlen. Ja siis ühel hetkel nagu ma ütlesin, et tead, anna andeks, mina pean minema, mul on vaja selle poisiga saada koju, et tal on niivõrd nagu paha olla, tal on raske praegu ja ma ei saa siin sinuga jääda nagu vaidlema sellega seoses, mina tean, mis mu lapsel viga on. Ma olen nagu kõike seda nagu kogenud ja läbi elanud juba siin ja siis tolleks hetkeks äkki oli peaaegu 5 aastat, et ära nagu tule minuga targutama siia, et sul ei ole kindlasti nagu erivajadustega last, kui sa niimoodi tuled mulle siin käratama. Noh, siis ma vist mingi asjaga tal panin suu lukku, ta keeras ringi ja läks minema, et ma ei nagu, et väga hästi. Aga millised on olnud kõige positiivsemad kogemused vastukaaluks? Kui näiteks ma kõnnin ja siis ütleme niimoodi, et ongi, et lapsel tekib meltdown ja ta tahab midagi, aga mina ei saa ju aru, mida ta tahab. Ja kui tänava peal näiteks inimene tuleb, küsib, et kas kõik on hästi, kui ütlengi, et ei, tal on praegusel hetkel meltdown, et kõik saab korda, et ma ei tea lihtsalt täpselt, mida ta tahab. Et ja siis kui ütleme niimoodi, et on pakutud lapsele lihtsalt ongi, et ma ostsin seda vett näiteks ja et muidugi ta ei pruugi seda vett tahta, aga tol hetkel oli see, et karjudes ju ikka nagu häälepaelad siin, ja kurk tahab ju saada vedelikku ja siis ta võttis selle vee vastu, rahunes maha, et kui inimesed jäävad seisma, tulevad appi või pakuvadki midagi, et siis eks lapsele mõjub see, laps näeb, et näed, inimene ei vaatagi mind imelikult. Ja kuidagi see viib sellelt nii-öelda probleemilt või sellelt põhjuselt nagu tähelepanu natuke ära ka, eks ju, et et ma sain midagi muud, võib-olla ma seda ei tahtnud, aga whatever sobib see ka. Just täpselt, et ja eks ma panen siin väga palju ütleme niimoodi, et kui ma lähen lastega lasteaiast koju, mul on 2 varianti, et ma lähen kas mööda siukest tänavat, kus hästi palju inimesi vaatab mind või ma lähen mööda poest, kuhu mul laps tahab minna, eks ole. Ja siis eks me oleme käinud seal poodides ju, aga ei taha minna väga nendesse poodidesse, sest et kui ta ei saa seda, mida tema tahab ikkagist, et siis ta läheb endast niivõrd välja ja siis ongi, et keset poodi röögime, karjume, siis MS sikutab käest, et tule nüüd kaasa, me ei võta seda, et sul on kodus see, et miks sul on vaja veel, eks ole, et siis tekibki tal endal neid meltdowne seal poes, sest et inimesed vaatavad ja poes on alati ju rahvas ka, eks ole, et siis temast ei saada mööda selle pärast ja siis mõeldaksegi, et kuule, et ütleme niimoodi, et on positiivseid kogemusi ka, aga ütleme nii, et negatiivsed on hetkel ülekaalus. Nojah, need on ju need, mis jäävad meelde. Ja just, et ja eks lapsele jäävad ka ju meelde, kuidas inimesed vaatavad teda. Mis on kuidagi sellised põhilised asjad, kuidas Carlosel avalduvad siis kõik need asjad, mis tal on? Et ADH, autism, skisofreenia, et kuidas sina neid näed ja kuidas võib-olla, ma ei tea, mõni suvaline inimene, kes seda näeb. Et üks on ju see, mis tegelikult kodus toimub ja teine on ikkagi ka see, mis nagu väljaspool toimub. Kuidas nüüd öelda? Mina arvan, et see, kuidas mina seda näen, on see, et ma tean, et lapsel on abi vaja ja me saame seda abi. Ma tean, et tal oleks veel rohkem seda abi tegelikult ju vaja ja eks me tegeleme kõik selle kõigega, et saada talle veel paremat abi, saada talle need paremad ja õiged ravimid, et seda kõike ei saa ju ka kohe nagu plaks nipsust, et kohe leiad õige ravimi. Et need katsetamised ja need pausid, et sa pead ju vahepeal tegema siis pausi, et
et minna üle järgmise ravimi peale, et kõik see võtab aega, aga ütleme niimoodi, et kuidas võib-olla nagu tavaline inimene, kes nagu ei tea meie olukorda, seda näeb, on see, et ongi, et vaatab, et okei, ema kõnnib lapsega, laps kõnnib natukene imelikult, eks ole, et tuikerdab? Tal on lihtsalt, tal on jalad on nagu mitte päris lampjalad, aga tal on nagu raske nagu astuda kuidagi. Ja et ütleme niimoodi, et siis tal ongi, et ta astub ja väga palju ta ju, ja kui ta jookseb, siis ta nagu ei mõtle, mis ta teeb tegelikult. Et siis tekib tal see järgmine mingisugune moment, kus ta nagu on nagu, ohtu pole, aga ütleme niimoodi, et poodides ka siis, et inimesed näevad, et laps tahab kommi, aga miks ma ei osta, sest et temal on ka see, et selle ühe selle kromosoomi puudulikkusega võib tekkida ka ülekaal hästi kergesti ja siis ongi, et kuule, et ma ei saa nagu lubada kogu aeg sulle kommi ju, et ei saa kommi, ja teine asi on see, et ei saa puslesid, eks ole, ja siis vaadatakse imelikult, miks sa lapsele puslet nüüd ei osta, et come on, on ja siis ongi, et kõva selge häälega keset poodi ütled inimestele, et näed, meil on see pusle olemas, mida te tahate. Et inimesed vaatavad, näevad, et võib-olla jah, tal on nagu selles mõttes teistmoodi natukene need näojooned, aga väga palju ei saada ikkagist, et meist aru ju, et ei mõisteta, et ta on teistmoodi, et kõige rohkem saadaksegi aru selle järgi, et ta ei räägi, vaid lihtsalt hakkabki siis kisama karjuma. Milline tema nii-öelda väljavaade on, et ilmselgelt nendest asjadest ei ole võimalik paraneda, neid on ja arengu mahajäämusest vist ju ka ei ole võimalik, eks ju, et võimalik on teda toetada, teda arendada, et milline jah, tema selline tuleviku väljavaade nii-öelda on? Nii palju kui arstide käest hetkel nüüdseks juba oleme positiivseid neid saanud, et rääkima ta ilmselt ei hakka, kuigi eks seda ei saa ka ju öelda. Aga üldse mitte kunagi? Mitte üldse kunagi, et selles mõttes, kui ta praeguseks ei ole rääkima hakanud otseselt, et siis ta ei pruugigi hakata rääkima, et aga samas on neid autiste, kes nagu ühel hetkel tunnevad, et kuule, mul on vaja emmele midagi öelda, et siis ongi, et tuleb lause, eks ole. Aga muidu ta ei, ütleme niimoodi, et väga nagu ei hakkakski rääkima. Tal ongi see, et ta läheb nüüd järgmine aasta, nagu me oleme aru saanud, et sinna päiksekooli, kus ongi siis teistmoodi lapsed, eks ole, teistmoodi õppekavad asjad, et ja kas või mis peale seda saab, võt tegelikult arstid ei tahagi nagu meile ka praegu öelda, et ei tea, sest et ongi, et kõik võib muutuda veel, eks ole, kõik võib muutuda siin paari kuugagi. Et me ei oska öelda täpselt, et aga iseseisva elu peale ta ilmselt ei lähe mitte kunagi. Et ongi valikus, et kas siis on meiega või teine moment on siis hooldekodud, et kus saad tal külas käia ja temaga nagu aega veeta. Et hetkel nagu selles mõttes ei ole sellele veel mõelnud niimoodi tegelikult, sest et sinna on veel aega. Et ennem oleks nagu kool vaja läbida või nagu üldse, et saaksime nagu teada, mida see kooliaeg meile toob. Et kas see toob natukene iseseisvust, kas see toob natukene rohkem nagu, ütleme nii, et näiteks sõnu või seda, et saaksime tast paremini aru. Et kui me nüüd siin ikkagist, et saame mingil hetkel teada, et ravi toimibki ja jääbki toimima, et siis ongi, et äkki läheb paremaks, et tahaks loota. Ühesõnaga, te peate ise kõvasti tööd tegema, Carlos peab kõvasti tööd tegema. See, kus lasteaed, kus ta on, peab kõvasti tööd tegema, et teil ei ole ka ju lust ja lillepidu, nagu sa enne ütlesid ka, et ikkagi tema eest hoolitsemine on ka üsna täiskohaga töö, et ma soovin teile edu. Aitäh. Ma loodan, et läheb paremaks ja võib-olla siis kunagi kohtume jälle ja räägime sellest jälle. Ja. Aitäh sulle, Doris. Aitäh. Aitäh kuulamast. Kuula Beebipalavikku üle nädala neljapäeviti Spotify'st, iTunes'ist või kust iganes oma podcastid leiad.